Tere tulemast vaatama QTV esimese perioodi uudistesaadet. Mina olen Rasmus. Ja mina olen Liisbet. Tänases saates vaatame üle kõik üritused, sündmused, külalistunnid ja laagrid, mis meil on toimunud. Viskame pilgu peale koolis toimunud muusikapäevale. Kuulame, mida rääkis kunstnik Navitrolla meie õpetajatele ning õpilastele. Ning lõpuks uurime, kus on õpilased käinud väljaspool kooli teadmisi omandamas. Alustuseks vaatame, kuidas see periood alguse sai. Sa oled minu sünnipäev ja üles kasvatan. Petersoni koolis algas uus õppeaasta traditsiooniliselt. 10. klasside jaoks koolimaja siseõuelt aktusega, kus tutvuti kooli õpilasesinduse presidendi ning klassijuhatajatega. Mina olen õpilasesinduse president Artur Renkno-Tunts ja alandun uus kooliaasta. Et see tõstaks neid rahvastest üles ja oleks valguseks tulevikule. Aktusele järgnesid klassijuhataja tunnid. Uued kümnendikud said koolis vaid paar nädalat rahulikult õppida, enne kui 12. klassi jumalad rebasekutsikad oma tiibad alla võtsid. Lähme uurime, milline see päev meie koolis välja nägi. Hakkavad teiega nüüd tantsima. Kahes osas on tants. 23. septembril toimusid meil rebaste kohanemiskatsed. Päev algas hommikuvõimlemisega ja ülejäänud päeva jooksul täitsid kümnendikud oma jumalate käske. Oi, tere! Kuidas teil läinud on täna? Hästi. Täitsa hästi. Mu jumal on tegelikult suht leebe. On leebe? Kas peaks olema karmim? No, ma ootasin karmimat, jaa. Super halvasti. Mu jumal ei ole mitte midagi minuga teinud, nii et väga kurb on. Ei saa kurta. Not recommend. Ma ei tea, ma naudin hetkel. Meigitakse. Päev lõppes Toomemäel, Petersoni kuju juures, kus traditsiooniliselt pesid 10. klasside õpilased Petersoni kuju ning võtsid omavahel mõõtu külmutud T-särgi selga saamisel. Parima tulemuse saavutas 10. A klass. Lõpuks andsid kõik uued koolipere liikmed koolivande. Kohanemiskatsetest on valminud ka erisaade, mis on leitav QTV YouTube'i kanalil. Ja igavesti. Olen Jaanuga alati ja igavesti. – 26. septembril leidis aset Euroopa keeltepäev. Meie koolis on sellest saanud juba iga-aastane traditsioon, nii et õpilased said oma keelelisi ning kultuurilisi teadmisi erinevatel võistlustel rakendada. Keeltepäeva raames toimus sel aastal õigekirja võistlus, keeltekahuut ning noorte tõlkijate eelvoor 10. klassi õpilastele. Tõlkevõistlusel osales 9 õpilast. Õigekirjavõistlusel oli 30 osalejat. Parimateks osutusid Silver Ott Arrak 10. F-klassist, Helena Kristel Päll 12. B-klassist, Lisette Suuroja 12. C-klassist, Sten Marti Vikat 12. F-klassist ja Gert Haak 11. B-klassist. Keeltekahuudis olid tublid 10 C, 12 F ja 11 B. 1. oktoobril toimuva rahvusvahelise muusikapäeva tähistamiseks kajasid kooli koridorides juba 30. septembril erinevad muusikapalad. Kuulame, mis lood esitusele tulid ning küsime, kuidas suhtuvad päeva teised koolikaaslased.
1. oktoober on rahvusvaheline muusikapäev. 30. septembril tähistab seda ka meie koolipere. Lähmegi vaatame, mida õpilased asjast arvavad ning kuidas üritused siiamaani on läinud. Kuidas sulle siiamaani muusikapäeva üritused meeldinud on? Väga hästi on meeldinud, sest et kuulen nagu erinevad muusikaid üleval. Teisel korrusel vist keegi mingis akordionit ja praegu siin esimesel korrusel siis lauldakse. Jah, selles mõttes on meeldinud, aga ei ole kahjuks näinud väga kedagi esinemas nii, aga loodame, et äkki veel näeb. Nagu te kuulete, siis praegu üks esinebki meie kõrval või selja taga. Et muidu täitsa head on olnud, täitsa head on mulle meeldinud. Ma ei tea, mis on ainult, ma ei tegele. Ja kas siuke asi peaks traditsiooniks jääma? Ja ma arvan, võib ikka. Et võiks olla ka mingeid nagu, et ma ei tea, saad ise proovida pille mängida ka koridori peal või mingi siukest? Kindlasti võiks olla traditsioon, aga võiks rohkem kasvata ka teisi õpilasi, et nagu suurem auditoorium kuidagi niimoodi, et teised saaks ikka osa sellest. Võiks vabalt saada traditsiooniks, ütleksin mina, seepärast, et see on lahe väike üritus, erinev tavalisest koolipäevast. Kindlasti, kui tulevikus sooviks väljastpoolt ka kutsuda, et praegu viimased aastad ja ka sellel aastal on koroona tõttu külaliste kutsumine hästi keeruline ja seega me oleme pigem enda ressurssidega toime tulnud, aga ma arvan, et tulevikus võiks see alles jääda ja juurde tulla siis väljastpoolt veel. No oleneb muidugi pillist, et igasugust lärmi ei viitsi kuulata. Aga ega see ei sega vahetunnis puhkamist või tahaks rohkem vaikust või? Ei sega, see on just hea, ei olegi mingi kellegi möla kogu aeg. Pigem ei sega, see on just siuke huvitav vahepala, et on nagu midagi muud teha peale selle seismise ja lihtsalt istumise siin koolis. No ma ei tea, peamiselt, mis tegelikult vahetundi segab olen mina, et pill ei sega, teeb lõbusaks pigem asja. Kes sinu lemmik siiamaani on olnud kõikide korruste pealt? Akordioni mängija Karel Kutsar. Kindlasti Parvin, ma arvan. Esimesel korrusel kohe Anna-Liisa kabineti taga Kaisa koos Parvini ja veel ühe noormehega. Emma on selline armas, õrn muusikali häälekene, Ilja on selline õige vene hing, kõige temperamendiga, Kaisa, Parvin ja Johann pakuvad sellist suurema repertuaariga popmuusikat ja Karel Kutsar oli mulle ja tema on ka väga selline seltskonna hing, et muusikatunnis ta juba jäi mulle silma, et selline väga kaasakutsuv lõõtsa mees, et kujutan ta täitsa ette mingil külakapellil mängimas, nii et rahvas tantsib ja tõesti sellised väga erinevad sorti on sattunud täna, erinevad stiilimuusikat on kuulda ja on näha selliste õpilaste omapära ja eripära. Vana klassivend Kutsar akordioniga mängib, päris hea oli. Üle-eestiline õpetajate päev leidis aset 5. oktoobril. Sel päeval andsid õpilased õpetajatele väikese puhkuse igapäevasest tööst, võttes üle nende ametid. Vaatame, kuidas õpetajate päev möödus ning mis tegevusi ette võeti. Õpetajate päeva hommikul oli kooripilet tervitamas juba uus juhatus. Ametid üle antud suundasid pedagoogide aulasse, kus uus juhatus ennast tutvustas ning kontserte andis. Päeva jooksul esines õpetajatele ka Eesti otsib superstari võitja, Udo Sepp. Koos nüüd nähsin saame vaid sinu hõngu. Tunnen sinna ei näe sind. Nii-öelda uued õpetajad jäid päevaga väga rahule. Lisaks võime õpetajate päeva silmas pidades olla uhked inglise keele õpetaja Eda Kaimre üle, kes sai Tartu linnalt tunnustusena aasta klassijuhataja tiitli. Septembri lõpus käis abituuriumile külalistundi andmas Navitrolla. QTV vahendusel said külalistunnist osa ka kõik ülejäänud soovijad. Pärast aulatundi käis Navitrolla külas ka meie stuudios. 29. septembril käis uue õppeaasta esimese külalisõpetajana Petersonis tundi andmas Heiki Trolla ehk Navitrolla. Kunstnik rääkis õpilastele loomeprotsessist, inspiratsioonist ning kunstnikuks olemisest. Pärast külalistundi tegi QTV Navitrollaga ka intervjuu, mis on leitav meie YouTube'i kanalil. Kas vahepeal maalides on ka selline tunne,
et kõik motiivid on kasutatud, värvid on tehtud. Kas kunstnik võib valmis saada oma loomingus üldse nii, et midagi ei olegi enam hea vaatajale küsimus. anda? Jaa, aeg-ajalt on sellist asja isegi juhtunud ja see on tegelikult päris hirmutav. Et just nimelt, et ohoh, et ma olen seda juba teinud ja seda ka ja lõppude lõpuks on see värvi kohver on nagu kõik on seal nad olemas ja mulle. Õppeaasta teist külalistundi andis kirjanik Jürgen Rooste, kes esitas aulatunni jooksul auditooriumile valitud luuletusi ning vastas õpilaste küsimustele. 20. oktoobril külastas Petersoni kooli luuletaja Jürgen Rooste, kes lisaks luuletekstide ettekandmisele aulatunnis ka erinevatest kultuurivooludest ja müütidest päätas. Aegade algusest peale tähendab kogu meie inimkonna sõnaline maagia või rituaal on üks ja seesama asi. Et me alustame kuskilt ürgsest ajast ja jõuame tänapäeva välja, siis tegelikult ma nagu ei taha näha seda, et kirjandus või luule oleks kuidagi mingi kõrge. Jürgen Rooste oli meie koolis külalisõpetajaks juba 3. korda. Kõrval, et see on mingi asi, mida teevad kirjanikud, eks ole. Ja tegelikult on see nagu olemuslikult inimeseks olemise asi. Et enne seda, kui me kuskil vanas Kreekas mõtlesime välja, hakkasime tõlgendama. Esimese perioodi jooksul jõudsid meedia- ja filmimooduli õpilased käia lausa 2 laagris. Lähme vaatame, kuidas õpilastel võttepäevad edenesid. Meedia- ja filmimooduli õpilaste esimene laager toimus Kääriku spordikeskuses. Teine laager Nõiarigi müstiliste metsade vahel. Laagrites toimusid 5 lühifilmi võtted, valmistati reportaaže ja analüüsiti lühifilme. Ja võte. Seal on midagi liiga külm. Peale sauna, ujun kas või selle maratoni ära. No hoobelda sa tõesti oskad. Tere, minu nimi on Liisa-Maria Mölder ning täna oleme tulnud siia imeilusasse Nõiariiki, et vaadata, kuidas meedialaagri õpilastel lühifilmi koostamisega läheb. Kuidas töö sujub? Väga hästi, kõik saavad läbi ja kõik saavad oma tööga hästi hakkama. Ma arvan, et sujub hästi. Eile natukene ilma pärast pidime oma plaane muutma, kuid täna tundub, et vihma ei tule, nii et läheb vast hästi. Ladusalt. Praegu läheb päris hästi. Hästi läheb, jah. Mis on sinu roll meeskonnas? Ma kirjutasin stsenaariumi. Eks ma olen siuke tegija vend, teen suht kõike, näitlen, olen abistav käsi ja hoian gruppi üleval. Heli. Kõigega, mida on vaja teha, aitan. Ma olen ka kõik, mis on vaja teha. Ma olen režissöör ja samuti ma tegelen ka näitlemisega. Kas filmimise tingimused Nõiarigis on sobivad? Eile oli halb ilm, aga see ei ole tingimustega seotud, et muidu on kõik väga head tingimused. Ma arvan küll. Siiamaani on nagu kõik olemas olnud, mis me oleme tahtnud vist. Täna vist isegi on. Oleks parem ilm, oleks natuke parem. Eile meil mõned lambid ja valgustid kukkusid igal pool, lendasid laiali. Aga muidu on täitsa okei. Mis osutus filmimise juures kõige keerukamaks? Oligi, et eile sadas vihma, siis me ei saanud oma plaani järgi teha ja pidime ümber tegema asju. Ma arvan, et oligi see, et esimese päeva ilm ei olnud meile just kõige sõbralikum. Nii et pidime natukene plaane muutma. Grupivahelised suhted. Võib-olla tööjaotus, vihmaga filmimine. Eilne õhtune ilm. Kokkuvõtteks võime öelda, et meediainimesed ei ole rahul Eesti ilmaga, aga koostöö sujub ning loodame, et filmid tulevad ägedad. Lisaks meedia- ja filmimooduli õpilastele käisid laagris ka loodus- ja spordimooduli õpilased ning giidipraktikal inglise ja vene keele mooduli õpilased. 4. kuni 5. oktoobril viis inglise ja vene keele giidipraktika ligi 150 noort Ida-Virumaale. Praktikal külastati erinevaid vaatamisväärsusi, mida noored keeleõppe eesmärgil tutvustasid. Looduslaagrilised tegid tutvust Nõiarigi rikkaliku loodusega, uuriti veebibioloogiat, keemiat ning viidi läbi ilmastikuvaatlusi. Osa allikaid ütleb, et see mari on mürgine. Aga tegelikult ta ei ole mürgine. Temast... Sina siit vaatad, ja nüüd nihutad. Ja
ma panen siia siis vaiamaa sisse. Nii või? No, natuke veel, mis siia. Natuke veel, jah? Vaata, lööb viltu. See on eriline, soksad ei ole veel eriline käbi. See on marikäbi. Ta on marikäbi, ta on lihaka ümbrisega. Pehmed, kui kuuseokkad torkavad meid, siis selle jugapuuokkad meid ei torka. Kald. No, meie teeme natuke suurema kald, et näeks, eks ole, mis siin toimub. Sellega võib juba inimese tappa. Väga mõnus. Väga peaks enda kirjus ka teritama. Esimese perioodi jooksul jõudsid juba mõningad õpilased erinevatel aladel, võistlustel kõrgeid kohti saavutada. Tartu koolidevahelisel teatejooksu-võistlusel saavutasime auväärse esimese koha. Head kohad toodi koju ka muudel aladel. 4x400 meetri jooksul pälvisid 3. koha Henri Harak, Harri Pihlak, Tanner Maasing, Raul Randma ning 4. koha Anna Klatkova, Anette Huum, Kätriin Kivimets ja Kirti Kalda. Tartu koolidevahelisel jalgpallivõistlusel neidude arvestuses sai meie naiskond teise koha, jäädes esimesele kohale alla vaid 1 punktiga. Täname ka juhendajat Eve Seedret. Tartu koolidevahelisel jalgpalli meistrivõistlustel saavutasid meie kooli noormehed teise koha. Täname õpetaja Koorepit juhendamise eest. Selline oligi meie esimene periood. Täname, et vaatasite. Kohtume juba järgmises saates.